räägiks natuke sellest, et inimesed defineerivad ennast erinevat pidi, kes on ratsionaalsed inimesed, kes on akadeemilised inimesed, vaimsed inimesed, spirituaalsed inimesed, enesearenguga tegelevad, koolitajad, väga palju, ütleme, kategooriaid, aga kõigil on mingi maailmavaade. Ja ma just eile ka jalutasin ringi õhtul hilja ja isegi filmisin, mõtlesin, et filmin midagi üles või teen video. Siis ma tundsin, et võib-olla räägin seda hoopis siin. Ja tekkisid sellised nagu tunded ja mõtted, et inimesed räägivad, et oi, see on vaimne ja tema on spirituaalne, tegeleb vaimsete spirituaalsete asjadega. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kas ma olen vaimne või spirituaalne selles klassikalises kontekstis. No nii nagu, ütleme, kui sa kasutad selliseid sõnu eesti keeles, siis sul tekib momentaalselt pähe mingi pilt sellest inimesest, milline on vaimne spirituaalne inimene. No tahes tahtmata see on ju nii, on ju. Et kui ma ütlen arst, siis sa näed valges kitlis inimest. Või kui ma ütlen ehitustööline, siis sa näed, eks ole, kiiver peas ja teeb. Et aga vaimne seal on ka kohe tekivad mingisugused eeldused inimestel pähe, milline see inimene võiks välja näha. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mul on ka peas mingid inimesed. Ja siis ma mõtlen, et aga ma ei ole ju selline. Ja siis ma saan aru, et me ei saagi rääkida klassikalises mõistes nagu vaimne või spirituaalne. Ma tulin sellise terminoloogia peale nagu multidimensionaalne materialist. See hõlmab terviklikku maailmapilti nii sellest füüsilisest mateeriast, katsutavast ainest, rahast, kõigest sellest, ehitised, kinnisvara, kõik see, kuld, väärismetallid, kõik see materiaalne, aga samal ajal iga selle taga on energia ja minu taga on energia. Ja samal ajal on kõik multidimensionaalne ja kõik on nagu omavahel seotud. Unenäod on kõigega seotud, see nähtamatu maailm on kõigega seotud. Ehk siis mu maailmapilt ei ole see, et ma tegelen millegiga kuskil, mis tegelikult meid ei puuduta, et olen astroloog ja uurin ainult kuskil tähtede taguseid mingeid planeete. Ei, ma tahan, et uurida seda maailma, mis päriselt siin meie sees on, mis päriselt siin peidus on, mis DNA sees on, mis minu enda sees on, mis kihid, millised minad, millised on varjuminad, egominad, minu päris minad. Neid on ju nii palju, ja neid kuidas minasid. nad mõjutavad meie seda reaalset elu siin. Ja kuidas need kõik kihid. Ja sest ma ei pane mingit asja suhu, ei hakka tossa, ma ei tee ennast tatoveeringuid, ei maali täis ennast kulinad igal pool või kuskil tseremooniatel või rituaalidel käimine pidevalt. Ei ole mingit küünlavalgel mediteerimisi iga õhtu. See ei ole see elu, mida ma elan. Mulle meeldibki see, mis on nagu reaalne ja päris. Suhtumised, vastutused, kvaliteedid, energia ja energia näitamine, et sul on, ütleme, rahavoogu. Mulle meeldib ka loomulikult upgrade'ida oma elus ka seda poolt ja mind praegu viimasel ajal just mitte ei huvita nii palju rohkem, kuna ma olen nii suurde sellisse deep vaimsusesse juba läinud, siis mind just huvitavad rohkem need, kuidas energia tööle panna just finantsilises kontekstis. Kuidas upgrade'ida ennast selles nii-öelda rahamaailmas. Ja raha ei ole minu jaoks valuuta või krüpto või kuld. Raha on energia. Vahet ei ole, milline ta on. Raha võib liiv ka olla. Et ta on see energia, läbi mille ma saan luua. Et kui mul on seda raha energiat, siis ma saan ju ehitada üles luua midagi suuremat veel juurde. Aga kui ette, kui mul nagu tulen ise otsaga kokku, mul ei ole siit midagi anda, sest mul ei ole neid vahendeid. Mul puudub see, ma ei ole nagu siin mateerias. Ja minu jaoks see multidimensionaalne materialist on jalgupidi maa peal inimene. Ma ei õlju kuskil ja ei tee selliseid tegevusi, mis mitte kuidagi ei puuduta seda reaalsust või seda maailma. Ja isegi kui ma teen ka neid gridwork trippe või reise inimestele, siis need kohad ei ole juhuslikud. See ei ole lihtsalt see, et ma sain kanalduse kuskilt ja me lähme grupiga kuhugi sinna, vaid
ma juba 10 aastat tagasi teadsin, et üks päev ma sinna lähen. Need on nii ammu manifesteeritud asjad. Need on nagu kohad, mis ma tean, et on väga tugeva energia kõigega. Et see on kuidagi selline teistmoodi teadlik elamine. Aga mitte nii vaimne või spirituaalne, nagu inimesed võib-olla arvavad. No vot, võtsid sõnatuks, ma jäin nii kuulama. Jah. Või noh, kuidas sa ise tunned ennast selles kategoorias, kui keegi küsiks sult? Et millises maailmavaates sa oled tegelikult? Ei oskaks öelda. See ongi keeruline. Ühte sõna, et ma olen nüüd see või too. Ja. Et ma olen inimene, kellele meeldib nautida seda elu. Mulle meeldib Dubai, mulle meeldib ägedad autod, mulle meeldib selline melu. Aga samas, näiteks, kui me olime suvel seal sinu reisil, siis ma kujutasin ennast ette ka seal, selles täielikus vaikuses, harmoonias. Ma mäletan too õhtu, kui me jõudsime sinna, see esimene õhtu. Nagu, ei tohi öelda nagu. Me istusime seal, tegime omale väikse mingi selle justuvaagna ja mingid asjad ja väike vein, ja me istusime seal. Aken oli lahti, miljoni vaade kuskile kaugusesse, mägedesse. Ja lihtsalt ma tundsin, kuidas ma nagu kogu see situatsioon tõi minusse nagu sellist rõõmu või rahu või ma isegi ei osanud seda kuidagi sõnadesse panna, mida ma tunnen, vaid see oli lihtsalt nagu täielik see alignment. Ja. Et ma ei taha, et see hetk lõppeks ja ma ütlen, et ma vist ei tea, kas ma olen ennast elus veel niimoodi tundnud, kui too hetk. Ja. Et see oli nagu, praegu tuleb pisar silma, see oli lihtsalt nagu täiesti siuke mingi movie siin lihtsalt. Mul on mingi reel ka sellest pandud. Et see oli täiesti epic. Esiteks see koht oli epic, need vaated olid täiesti lummavad ja see hetk lihtsalt, kus sul on see, et mul ei ole ühtegi muret, mul ei ole ühtegi mingisugust üleliigset mõtet, negatiivset emotsiooni, vaid ma lihtsalt tundsin, et ma olen 100% kohal ja see oli nagu, ma arvan, nagu esimest korda elus, kui ma tundsin sükest tunnet. See on tõesti karm tegelikult, kuidas me inimestena oleme võimelised minema sellistesse programmidesse sisse igapäeva elus, et tegelikult kui sul on selline kontrast, et sa jõuad sinna mingi grupiga ja oled mingites meditatiivsetes seisунdites või oled selles joonduses ja külastad selliseid väga kõrge sagedusega energeetiliseid pühasid kohti planeedil, siis võiks öelda, et võib-olla vaata, et 99% maailma inimesi ei kogegi mitte kunagi elu jooksul sellist tunnet. Nad ei tea isegi, mis asi see on. Et sa tuled korra sellest elust nii välja, et nagu kaob ära see sinu mõõde. Seal on kõrgem mõõde tekib. Et see on nii vaimne, spirituaalne, samal ajal sa oled kehas, aga need on nagu üleloomulikud jõud ja tunded käivad sust läbi. Ja eks ta oli väga aktiveeriv reis väga paljude jaoks, ka loomulikult minu lähedaste inimeste jaoks. Ja tõesti paljud inimesed jagasid oma kogemusi seal ja on tulemas loomulikult ka uus reis järgmine aasta ja võib-olla isegi rohkem kui üks. Et see on ka kindlasti tee, mida ma tahan võtta, et mitte me ei lähe lihtsalt reisima ega puhkama, vaid sa lähed päriselt iseennast leidma. Sa võid, loomulikult see on ka ühtlasi puhkus, sa võid seal puhata ja kõik ongi see, aga see on nii võimas energeetiline töö, et sa hakkad ennast uuesti üle defineerima, kes sa tegelikult oled ja mida sa siin teed. Ja need on nii käivitavad kohad, et kui inimesed nendes kohtades ära käivad ja need õiged aktivisatsioonid seal ära teevad, siis need on elu muutuvad. Need pildid ei lähe inimestel kunagi silme eest ära. Ja mul on ju YouTube'is tegelikult treiler täiesti valmis tehtud, et kui huvi on ja vaadata. Muidugi ma arvan, et inimesele, kes seal koha peal ei anna ükski video ega pilt seda edasi. Seda kindlasti, jah. Aga loomulikult mingi väikse sellise ülevaate ikka saab, et mida me seal tegime, aga see tunne,
Jaa. see noh, täiesti lihtsalt uskumatu ja ootamatu tegelikult. Kõik see, mida mina seal näiteks tundsin, oli minu jaoks nii ootamatu, et ma olin olukordades, kus ma tundsin, et wow, ma nagu, vaata, see läksid ikkagi mingisugust eelarvamuste ja eeldustega, et okei, meil on enam-vähem selline ülesehitus, et vaatame siis, mis saama hakkab. Aga kuidagi üle ootuste emotsioonid ja kõik, mis me seal kogesime. Et see ongi see, millega me Anderaga tegeleme, et me tahame, et meil on missioon. Meile mõlemale meeldib inimesi aidata, jagada infot, teha midagi oma hingele. Ehk siis ongi, seda me saame teha läbi oma brändi. Ja kõik see, sinu info läbi sinu, sa teed ju igapäevaselt neid riile ka, või mitte igapäevaselt, aga viimasel ajal tihedamini. Facebookis ma olen ikkagi päris tihedalt, Facebooki lühivideod. Et ka jällegi jagada inimeste päeva mingit head mõtet, mis nendega just parasjagu, võib-olla neil oli just vaja kuulda midagi. Et kõik see on minu jaoks nagu nii hea ja tekitab selle mõnusa tunde. Ja, et kui mõni arvab, et ma olen aktiveerunud sellepärast, et endale uusi jüngreid leida, eks ole, et siis ausalt ei, et mul on oma sihtgrupp ja kuulaskond, kelleni see informatsioon jõuab ja kelleni see informatsioon ei pea jõudma, siis see ei jõuagi. Ja sellest ei peagi kõik aru saama ja see on täitsa fine. Et ma ei otsi mitte midagi, ma ei aja taga mitte midagi. Ma just eile ka, kui kõndisin ringi ja jalutasin, tegin pika video ja siis ma avastasin ennast olukorrast, kus ma tegelikult räägin iseendaga. Nagu ma tegelikult, mul ei ole eesmärk rääkida teiega, nagu kuulajatega. Ma tean, et ma panen küll selle ülesse. Tegelikult põhjus, miks ma neid videosid teen, on see, et rääkida iseendaga. Et iseendast mingid asjad lahti rääkida. Põhimõtteliselt neid videosid tehes ma olen iseenda terapeut. Ma ju tegelikult unlockin enda mingid tundeid, asju, mis üles tuleb. Ja need on selles mõttes üsna tihti ka võivad olla random, et niisugused nii-öelda nagu pooljuhuslikud, mitte et miski oleks juhuslik, aga lihtsalt mis parasjagu on õhus. Täpselt see, mis me podcast on. Ma ka seal räägin asjadest, mis on parasjagu õhus, mis energia on õhus. Ja kui ma tunnen, et mingi asi on õhus, mida ma ei tea, siis püüan kinni info väljast ja mis väga tihti resoneerub ka teistega, kes on samal sagedusele lainel. Loomulikult on tuhandid inimesi, kellega see ei resoneeru. Ta ei peagi resoneeruma, sest me ei ole samal lainel, me ei ole samal sagedusel. Ma resoneerun ainult nende inimestega, kellega ma olen samas resonantsis. Ja ma ei peagi otsima mitte kuidagi saama nende inimeste sagedusaladele, kes ei tahagi sellel alale tulla. On ju, see on sama, et Elmari kuulajal on Kama 2, kas keegi kuulab kõrvalt Star FM-i või Sky Plussi. Tal on Kama 2 sellest ju. Ta tahab Elmarit saada. Samamoodi mina tahan oma Elmarit saada selles kontekstis, seda sagedust. Et mind ei huvita need teised sageduskanalid. See on väga hea näide ja sellepärast ongi, et paljud inimesed ei julge oma arvamust avaldada, sest nad teavad, et see võib-olla ei resoneeru kõigiga, kes seda kuulevad. Ja neil on see hirm, et nendega, kellega see nüüd ei resoneeru, et sealt tuleb nüüd negatiivne tagasiside ja siis see kuidagi, nad lasevad ennast sellest mõjutada loomulikult. Ja, muidugi, aga siis jääbki elus ja kõik tegemata, kui ma kogu aeg mõtlen, et ma pean kõigile meeldima. Laveerin. Ma tahan kõigile meeldida. Et kõik, kes seda podcasti vaatab, I make sure kõigile meeldiks. Tead, millal inimesed kõigile meeldivad või? Siis kui nad postitavad ilusti Instagrami või Facebooki oma perepildi. Väga lihtne viis, kuidas kõigile meeldida. Muidugi kunagi teavad. Ja siis ongi, et on inimesi, kes elavadki nii, et ainuke asi, mida nad jagavad, on vahest perepildid ja mõned reisipildid, aga see on ka fine, selles mõttes, et see on okei. Kõik ongi fine, lihtsalt ongi küsimus on selles, mida sa inimesena siin elus teha tahad. Kas sa tahadki olla vaikselt oma ette, teha midagi nokitseda ja mitte võtta sõna või sa tunned, et sa tegelikult oled ikkagi suht stuck in life
ja sa soovid sealt ikkagi väljuda ja midagi muuta. Aga üldiselt see käibki läbi selle, et sa pead tegema mingisuguseid samme, mis ei ole siis mugavad, mis on võib-olla hirmutavad, aga elu on kuidagi näidanud, et ikkagi need inimesed, kes julgevad rääkida, avada oma sisemaailma teistele, need jõuavad kuskile. Kindlasti jah. Et kui sa jätad kõik oma see, mis su sisemaailmas tegelikult pulbitseb, päriselt, mis mõtted on, meis kõigis on tegelikult mõtted, meis kõigis on mingi inspiratsioon. Ma arvan, ei ole inimest, kellel ei oleks selliseid mõtteid, mis genereeriks talle mingit võib-olla teistsugust tulevikku ja ta tahaks ka tegelikult oma mugavustsoonist välja tulla. Et kõigil on mingid sellised mõtted, aga vähesed on need, kes astuvad selle sammu ja hakkavad selle nimel tegutsema ja jäävad kindlaks oma selle hinge olemusele. Et aga vaata, nüüd ongi küsimus, et aga kes ma siis olen või millist maailmavaadet ma tahaksin jagada või millist oma väärtust, mis minu sees on olemas ja pulbitseb ja tahab välja tulla, tahaks jagada. Ja see võib ükskõik, mis eluvaldkonnas olla. Pole otseselt ju valet eluvaldkonda, kus sa võib-olla tahaksid jagada teadmisi. Ma arvan, igal inimesel on see mingi anne või külg olemas, et seda teha. Jah, eks seal on nii palju asju ja nüansse, miks inimesed ei ava ennast, et seal on juba alustades sellest, et kuidas lapsepõlves mingid asjad olid ja võib-olla siis ka tänapäeva, vaid siis inimese siis täiskasvanu elus, et mõjutajad tihtipeale võivad olla ka ju vanemad, lähedased, kes võib-olla kuidagi tekitavad sinust tunde, et kes sa oled, et sa midagi üldse lähed rääkima. Jah, see on tüüpiline. Mis on nagu ülikarm, et su oma lähedased näiteks üritavad sulle kuidagi seda tunnet tekitada, et mis sa tahad öelda neile, mis sul öelda on. Ja. Kõigil on midagi öelda tegelikult. Ja. Iga inimene, kes vahest ka satun juhuslikult kedagi kuulama, kes räägib midagi väga lihtsat, väga tabavat, automaatselt respekt, follow. Sest et mulle tohutult meeldib kuulata, mida inimesed räägivad, ükskõik, kes sa ka ei oleks. Oled sa tavaline kokk, ettekandja, mega põnev on kuulata, mida sa tegelikult, mis elu sa elad, mis on su mõtted. Ma jumala tihti kuskil istun, vaatan inimesi, mulle meeldib täiega kuskil maha istuda ja see people watching, vaata, lihtsalt vaatad inimesi ja mõtled, huvitav, mis ta teeb, mis on tema mõtted. Mega huvitav on tegelikult. On, ja siis samal ajal need inimesed vahest mõtlevad, ma tegelen sellega ja mul ei ole midagi rääkida. Ma räägin, et pole mingit vahet, kes sa oled või kuidas sa ennast defineerid või mis ametialal sa töötad. Mind huvitab, mis sul öelda on. Täpselt. Tee suu lahti, ütle midagi, räägi midagi. Nagu anna mingi impulss, et kuidas saaks näiteks selles valdkonnas inimene teha midagi veel paremini. Ja. Kuna näiteks on sinu valdkond olnud, siis jaga inspiratsiooni. See on ka see, mida ma otsin inspiratsiooni. Aga ma ei viitsi kuulata neid inimesi, kes räägivad, aga tegelikult nad ei ela seda elu või tegelikult neis ei peegeldu mitte kuidagi see kvaliteet, millest nad räägivad. Või et okei, et on õudne koolitaja või on ka väga palju mingid spirituaalsed vaimsed inimesi, aga nagu materiaalselt sul ei ole mitte midagi ette näidata, nagu mis su tulemused on. Et okei, igas asjas ei peagi võib-olla olema tulemus, mis sul lõpuks pangakontol on, aga samal ajal raha võrdub minu jaoks, paneme tagurupidi, raha on eluenergia tegelikult. Et kes veel ei teadnud, siis haara tähendab sinu vertikaalset eluenergiat, mis jookseb ülevalt alla. Ahar. Ei, haara. Saad aru? Raha. Nüüd sa pöörad, paned haa ette hoopis ja taha raa. Okay. Sa pöörad selles mõttes ta teistpidi. Ja see eesti keeles väga huvitav sõna on raha tegelikult. Ta on tugevad see R ja tugev raa ja haa on väga kõvad helid, kõrge sagedusega helid. Aga just kui sa pöörate teistpidi, siis ta on veel kõrgem, veel otsesem vertikaal, haara. Võt see haara energia, mis tuleb sõnast tegelikult maharata. Võt see on see jumalik, see vägi, see energia, mis on
igas inimeses olemas. No vaata, kui palju raha kontrollib meie emotsioone. Ja kui keegi ütleb, et raha on halb ja saatanast ja kõik inimesed, kellel on palju raha, on kurjategijad, kaabakad, petised ja pätid, no siis, sorry, sa ikkagi ei ole asjadest päris õigesti aru saanud. See ei tähenda seda, et neid ei oleks. See loomulikult ja rahaga suudetakse siin maailmas tohutult palju kurja teha. Valuutaga, jah, selles mõttes, isegi ka krüptoga, isegi ka kullaga, erinevate on võimalik ka kinnisvaraga teha kurja. Mis iganes kujul ta ei ole või on ta nafta samamoodi. Raha, nafta on vara, eriti siin riigis, kõik maagaas, nafta, kõik see on ju raha. Haara, energia. Aga mis on sinu haara? Mis on sinu energia? See, et keegi, pole vahet, mida keegi teeb või kuidas keegi sai. Kuidas sina saad oma haarale pihta? Kuidas sina käivitad selle oma vertikaaltelje? Mis sul maailmale pakkuda on? Millist elektrilist väärtust sina lood maailmale, et magnetiliselt saaks vastu tulla läbi manifestatsiooni, läbi manifesteerimise? See on kõige põnevam küsimus minu jaoks tänases just eluperioodis, et kuidas see haara tööle panna enda sees. Ja see on connection ja selle haara energia paned sa ainult siis tööle, kui sa oled päriselt, sa teed seda oma asja. Nii kui sa teed teiste asju, valesid asju, valel ajal, vales kohas, valed inimestega, vales projektis, valedel alustel, nii paneb elu su sellele haara energiale korraliku põntsu, ja pead jälle otsast peale alustama kuskilt. Et aga kui sa saad selle õige enda kvaliteedile pihta vaata, siis hakkab see õitsema ja särama ja inimesed näevad, et sul on kroon peas, energeetiline kroon peas, sa elad, sa särad, sa tead, mis sa räägid, sul on sihid, sul on eesmärgid, sul on midagi inimestele anda, sul on päriselt midagi inimestele anda, sa lihtsalt ei pläkut ega räägi inimestele tarkusterasid, vaid sul on midagi pakkuda, lauale panna. See on see kvaliteet, mis ma tunnen, mis oli väga pikalt mu elus puudu. Et mida ma reaalselt lisaks oma informatsioonile, ma ei saa ainult rahastada ja panna väärtuse ainult oma suule informatsioonile. See peab taha tulema midagi veel. Mingisugune füüsiline mateeria tasandil asi peab siia taha veel tulema. Ja võt see on see asi, mida ma tunnen, et Dubai käivitas meis. Et sa materialiseerid energeetika. Sa materialiseerid multidimensionaalsuse. Sa materialiseerid täielikult oma hingeolemuse. Ja kõik see, mis sealt vastu tuleb, ongi see haara voog, aga vaata, see on see voog, mida sa enam ei kontrolli. See on see voog, kui sa naturaalselt lähed sellesse, siis seal sa enam ei tea. Kas vastu tuleb 10 000, 100 000, miljon, 10 miljonit. See on kõik see, kuidas sa nüüd seda energiat õigesti hakkad suunama. Ja teema on ju selles, et õigele sihtgrupile ju. See asi, mida sa tahad pakkuda, see peab ju jõudma õige sihtgrupini. Ma võin ju seda pakkuda ja panna turundusse, visata rahasid sinna, tänna, pakkuda inimestele igale poole, aga kui need kogu aeg jõuavad vale sihtgrupi nii, see minu toode, see minu pakkumine, see minu energia, see on umbes sama nagu lasta püssiga kogu aeg märklauast mööda. Sa ei saagi kunagi märklauale pihta, see ei ole võimalik. Et see õige tabamus. No, eks see ongi, see on selles mõttes töö. Sa pead ju ikkagi mingi aja vältel tegema siis mingi statistika. Kui sa oled midagi teinud, et kes on minu sihtgrupp. Aga brändide puhul ma näengi, et ikkagi mis toimib hästi, on ikkagi see, kui sa avad oma suu. Et meie sõnal on tohutu jõud. Ja kui inimesed räägivad päriselt, ma ju tunnen ära, kas see tuleb sealt sügavalt seest. See jutt, mis ta räägib. Või see on see, et ma pidin selle ära rääkima praegu. Siis mul on lihtsalt vaja. Aga kui sa leiad selle joonduse iseendas ja hakata rääkima, mis su sees on. Võt see on nii võimas ja võt see tekitab inimestes usaldust. Ja, nõus. Et kui sa
see on ka see rääkimise, see toon, kuidas sa räägid, mõjutab väga palju. No see on omaette kunst, see on täiesti omaette maailm, teadus. Ma võin täiesti eri toonidel rääkida. Ja ongi, et kas üks toon läheb inimesesse nagu justkui sisse, teine läheb kuskilt mööda, sest et see üldse nagu, ehk siis toonid mängivad nii palju, et kuidas see sõnumi edastus on. Ja lihtsalt, kui brändile panna see voice taha, true voice, true self, võt siis on see, kus sa päriselt midagi lood. No tõesti, väga palju on näha nii Eestis kui ka mujal maailmas näha brände, kus jah, on mingi toode, aga selle looja on anonüümne, piltlikult öeldes. No, ei ole kuulnud, ei ole näinud, ei tea, kes selle taga on. No kõige viimsem ongi see, et kui sa näed brändi, ma näen selle brändi loojat, ma kuulan ta lugu, ma kuulan, mis ta sees tuleb. Automaatselt huvitatud versus mingi toode, okei, enam vähem, päris täpselt aru ei saa. Et ikkagi mega oluline. Kui sa oled ka võib-olla sellises väike ettevõtja või ütleme siis alustav ettevõtja ja soovid midagi siis pakkuda omalt poolt mingi teenuse või toote näol, siis tule oma näoga välja esimesena ja räägi ja tutvusta seda. Enne kui sa hakkad puistama raha mingitele influenceridele ja kolmandatele osapooltele, et see, mul on selline tunne, et need ajad hakkavad nagu vaikselt kuidagi läbi saama, kus sellisel kujul mingit inimest, võib-olla maailma tasemel ma ei oska öelda, aga ütleme Eesti tasemel, et kus nüüd õudne müük toimub, siis... Et peaks toimuma läbi influenceri. Influenceri, kes on kolmas osapool, seal on küsitav juba see, et kas seda influencerit üldse see teema huvitab, see toode või valdkond või asi, et minna mängima või panustama lihtsalt tema jälgijaskonna peale pimesi. Minu jaoks ikkagi täna väga küsitav. See võib toimida, see ei pruugi toimida, et see on täpselt see, et kuidas brändid on nii erinevad ja nende, kuidas, ma tunnegi, et näiteks meie toodet on üliraske kellelgi teisel edasi anda. Okei, võib-olla inimene, kes on nüüd mõnda aega kasutanud, tema võib oma kogemust rääkida. Mulle meeldibki need autentsed, siirad, ilma igasuguste ootusteta, kus inimesed jagavad, juba ma näen sotsiaalmeedias vaikselt inimesed jagavad meie toodet ja selle toote taga olevaid kogemusi. Ja see tulebki naturaalselt, sujuvalt, etapiliselt, voolavalt, mis me oleme turul olnud kaua, vähem kui 2 kuud reaalselt. Ja tegelikult seda suminat on. Ja kõik juhtub, nii nagu meil on frequency kaartidel, on selleks oma kaart. Selleks on cosmic divine right timing. Ehk siis jumalik õige ajastus, õige aeg, millal teatud asjad käivituvad ja peavad käivituma. Teeme väikse sellise kokkuvõtte ja paneme punkti või täna? Ja. Ma vaatan, et siin tapeedil on lõvi. Kas see on jälle märk? Kindlasti meie elu on täis märke. Meie elu on täis märke. Märgid on väga suur osa olnud meie teekonnast. Jaa. Numbrilised märgid. Sellest võiks täiesti eraldi episoodi teha. See, mis kogustes ühte kindlat numbrite kombinatsiooni, ma olen aasta aega näinud, see ei ole juhuslik. See ei ole enam juhuslik. See ei ole see 11, mis sa näed siin oma pliidi peal. See on juba natuke teistmoodi. See on nagu, see kohati juba selline, ajab kohati naerva juba. Jälle see meelde tuletus kogu aeg, päevas mitu korda. Et märgid on olnud tõesti väga suur osa sellest kõigest. Dubaist, brändi loomisest, ma ei tea, kaartide numbri valikus. Seal ei ole mitte midagi juhuslikku. Et juhuslikku ei ole seal midagi. Kuni meie elukoha maantee numbrini välja. Ühesõnaga, kõik liigub ja saadetakse täpselt nii,
et sa saaksid aru, et see on sinu tee, sest kujuta nüüd ette, kui sa elaksid nii, et sa üldse ei näe ega taju märke või kõik on random, on. Et ma elan nii, et noh, tuli siis tuli. Ja sa üldse mingit pilti kokku ei pane, suurt pilti. Nii on minust väga keeruline elada. Et kui sa ikkagi lähed mingile lainele ja sellele, siis sa pead aru saama, et maailm, elu, mateeria, ka elutud asjad, numbrimaailm, seal taga on teadvus, seal taga on energia. See ei ole lihtsalt see, et ma vaatan midagi, vaatan seda tapeeti seinal, see on elutu mõttetu asi, miks ma üldse tähelepanu pööran sellele. Ei, iga pildi taga on energia, teadvus. Iga 2D pildi taga on 3-dimensionaalsed dünaamikad. See on täitsa eraldi topik, millest rääkida. Aga teine kord. Jaa, et ma tunnengi, et esimesed mingi 5 minutit ma tundsin ennast väga pinges. Yeah. Et ei ole, kohe ma ütlesin Andorale ka, et pane tähele, me tuleme siia, et mul läheb kõik meelest ära, mida me oleme rääkinud. Et see spotlighti panek on natukene selline hirmutav korraks, aga siis sa kohaned selle olukorraga ja tuleb ikkagi see true self ikkagi hakkab rääkima, et alguses sa üritad olla süke kuidagi parem, aga siis selles mõttes super. Ja on sul veel mingid lõpusõnad, midagi head edasi öelda, julgustavat, inspireerivat? Tead, niimoodi puusalt või hoobilt ei tule. Ma lihtsalt, mida ma soovitan kuulajatel teha, hoida meie tegemistel silma peal, et vaadata siis meid erinevatest sotsiaalmeedia kanalitest. Meie eesmärk ongi ju jagada ja inspireerida inimesi iga oma tegevusega. Et sealt saate, ma arvan, seda motivatsiooni, inspiratsiooni küllaga. Ja kuna meil on Eestis, ma tean, ütleme selles mõttes, võiks öelda keerulised ajad, inimestele üritatakse elu teha keeruliseks igatepidi ja kindlasti pime aeg on tulemas siin, ütleme, talveti, kui meie teadvus näeb vähem valgust, siis me lähme rohkem alateadvuses, asjad hakkavad üles tulema, siis seda enam, ma arvan, nendel tumedamatel ja pimedamatel aegadel on oluline hoida oma infoväli nii puhas kui võimalik. Ehk siis minu sõnum on see, et vähem müra ja rohkem tõde. Ja olge julged tegema neid suuri samme, olgu see podcast teile märgiks, et kui te olete pikalt mõelnud, et midagi muuta, siis hakake tegema samme, väikseid samme esmalt. Väiksed samme, jah. Ja siis juba suuremaid. Ja ainult nii saab see elu muutuda. Ja meil on kõigil võimalik muuta oma keskkonda. See ei ole midagi, sa ei pea, ma ei tea, planeete liigutama. Sul on vaja lihtsalt võtta vastu otsus, usaldada ja teha need vajalikud sammud. Täpselt nii. Aitäh kuulamast. Aitäh kõigile kuulamast. Loodame, et väga meeldis. Ja näeme siis uutes episoodides. Häälestage ennast õigele sagedusele ja sagedus on, mis on õhus. Olgu. Ciao. Ciao.